Olete kolmas aasta järjepanu riigikaitseõpetuses noori harimas. Mida olete nende aastatega õppinud? Iga kord, kui oled noortega koos, õpid midagi juurde ja noored on ju selles mõttes toredad, et nad õpetavad päris palju. Ja ma arvan, et see selline enda vormis hoidmise võimalus ka on, et õpid kogu aeg midagi juurde. Kuidas siiamaani riigikaitselaagris on läinud? Mida sa oled uut õppinud või on kõik juba tuttav? Minu jaoks on küll kõik tuttav, sest et alustasin Kaitseliidus noorkotkana, hiljem Kaitseliidu noorliikmena ja nüüd siis ka tegevliikmena, kuid see aitas mul baasoskusi kinnistada. Kuidas Virumaal meeldib? Väga meeldib. Praegu kõik see uus keskkond, kõik väga hästi sobib, väga meeldib. Riigikaitseõpetus on nüüd selja taga. Nüüd oleme riigikaitselaagris. Mis on nende vahe teie jaoks? Kindlasti see klassiruum, et kõik toimus meil ikkagi klassiruumis. Siin täielikult saame kasutada, praktiseerida mingeid teadmisi ja olla looduses. Riigikaitselaager on teie jaoks vabatahtlik, eks? Jaa. Miks te siia tulite? Ma isiklikult soovisin ennast proovile panna, tahtsin saada mugavast tsoonist välja ja seda ma olen selle päevaga täiesti teinud ka. Tundus selline väga põnev uus kogemus ja ka võimalus näha, milline siis võib-olla tulevikus näeks välja Kaitsevägi, et kui on soov siiski tulla. Kuidas sinu koolikaaslast tuju on? Kuidas nemad hakkama saanud siiamaani? Väga positiivne. Selles mõttes see ongi nagu heas mõttes üks suur mäng, et siin on väga hea viibida ja väga tore on siin nende erinevate töötubadega asju ajada.